Täna pidas erakond Isamaa oma volikogu ja päevakorra poolest on tegemist täiesti tavapärase volikoguga. Lihtsalt enne suurkogu peab seaduse järgi volikogu tegema teatud protseduurilised otsused. Aga lisaks igapäevasele tööle on siin ruumis ka üks suur elevant. Elevandiks ruumis on erakonna Isamaa väidetava rahastamise väidetav uurimine. Väidetavalt uuritakse perioodi, kus väidetavalt toetas Parvel Pruunsild väidetavalt seda leeri, kes lõpuks parempoolsed erakonnast Isamaa välja ajas. Sõna väidetavalt on selles lõigus meelega naeruväärselt palju kordi, sest isegi Isamaa väidetavalt ei tea, kas nad on uurimise all või mitte. Mida te teate praegu sellest väidetavast Isamaa rahastamise uurimisest? Mul on hea meel, et TV3 on täpne nagu alati väidetavast. Mitte rohkem kui ajakirjandus. Tõepoolest see on meile väga häiriv. Me tahaksime viivitamatut selgust. Selle pärast on ka erakond pöördunud prokuratuuri poole ja me soovime saada selles selgust, et kujundada oma positsioon. Kuluaarides aga võeti ka volikogus faktina, et Isamaa on uurimise all. Ja kuigi prokuratuur erakonnale Isamaa ei vastavat ei jah ega ei, siis kaudsed faktid kõnelevad enda eest. Ühte töötajat, tänast palgalist töötajat on küsitletud, jah. On teada, mis teemadel, mis rõhuasetusega? Vaadake, need inimesed, kes käivad mingisuguseid ütlusi kuskil andmas, siis ilmselt on seal ka mingid piirid, millest nad üldse saavad rääkida, et ei saa rohkem kommenteerida. Kuid uurimise all olek või mitteolek ei takistanud volikogul tegemast üleskutset kõigile opositsioonierakondadele. Ja minu üleskutse on opositsioonile, kõigile parlamendiliikmetele, teha ehe katse moodustada ühisjõud hinnatõusu vastu, selleks, et pöörata need kaudsete maksude lähikuudel jõustuma pidavad maksutõusud tagasi. Ja sellel valitsusel on napp ülekaal. Kui me saame sõltumatud saadikud kokku, opositsioonisaadikud ühisele joonele, siis on vaja vaid 2 häält selleks koalitsioonist ja ma tean, mitmedki inimesed ongi väga skeptilised selle Euroopa kõrgema hinnatõusu esile kutsumise mõttes, et see tagasi pöörata. Reinsalu sõnul keeldus Isamaa valitsusse minemast, et mitte olla kaasosaline Reformierakonna poliitikas. Kristen Michali sõnul kardab Isamaa vastutust. Ma südamest loodan, et Isamaa toetab kaitsekulude kasvu, mis on meie selle uue valitsuse prioriteet, maksulangetusi, ettevõtte kasumimaksu kaotamist ja tulumaksu kaotamist esimesest eurost, mis aitab just eeskätt väiksema sissetulekuga inimesi ja ei sea kahtluse alla maksuküüru kaotamist, mis tõsi küll on Isamaa ja Keskerakonna loodud, aga me tahame tõsta tulumaksuvaba miinimum, mis on juba seadustatud tegelikult 700 euroni, mis jätab inimestele rohkem raha kätte ja bürokraatia vähendamist. Nendele otsustele ma loodan nii Isamaalt kui EKRE-lt Riigikogu saalis laiemat tuge. Reinsalu peab õigemaks, kui tuleksid Saksamaa eeskujul erakorralised valimised ning tulevane, mis iganes valitsus, võtaks rahvalt uue mandaadi. Küsimus, et keda kardab Kristen Michal ja Reformierakond? Nad kardavad Isamaad. Sellepärast see operatsioon oli läbi viidud ka nii-öelda sotside demonteerimiseks, et saada endale leida mingisugune uus retoorika tasakaalupunkt. Aga nad kardavad ka Eesti inimesi. Et nad tegelikkuses Eesti inimeste puhul, selle ummikusse jooksnud poliitika puhul, et nad ei julge anda nende kätte seda valiku tegemist. Ja ma arvan, et see on halb, sellepärast, et Eesti kaotab aega. Ja see kaotatud aeg läheb ühiskonnale kokkuvõttes kalliks maksma.